Ma katsun siis natukene seda professorit üle läinud aega tasa teha. Aga jah, ma esindan siis Eesti vesinikuklastrit. Vesinikuklaster on ellu kutsutud mitte just väga kaua aega tagasi ehk selle aasta alguses. Ja see on üks loogiline asjade käik, kuna Eesti või Riigikogu juures oleme Eesti vesiniku toetusgrupp pöördus siin meie initsiatiivrühma poole Tartu Peete Pargis, et võib-olla me oleks vaja kokku tuua erinevaid osapooli ühtse eesmärgi poole liikumisel ja ka koordineerimiseks ja seetõttu me oleme sellega nüüd tegelenud viimased peaaegu 9 kuud. Nii et me ei ole ka väga pika ajalooga. Tegemist ei ole mitte organisatsiooniga juriidilises mõistes, vaid pigem niisugune tegevus, mis püüab mitte juriidilise vormi kohe esile tõsta, vaid leida ühtseid lahendusi ja ka ühtseid huvisid. Aga alustuseks, millest me nagu lähtume, on ikkagi see, millised on meie ühtse liidu ehk Euroopa Liidu poolt seatud eesmärgid vesinikus. Ja täna me saame öelda, et seal on väga selgeid kvantitatiivseid eesmärke seatud vesiniku majanduses. Ehk üks on juba ülejärgmiseks aastaks või aastaks 2024 on nähtud ette, et peaks olema 6 gigavatti elektrolüüsereid, mis siis toodaksid taastuvenergial põhinevat vesinikku ja see võimekus peaks Euroopa Liidus siis suurenema 40 gigavattini aastas 2030 ja toodaks 10 miljonit tonni aastas. Ja me teame ka, et väga suured investeeringud on ette nähtud globaalselt, aga ka Euroopa Liidus ja nii Euroopa Liidult otse kui Euroopa Investeerimispangalt, et see nagu ellu viia. Ja on olnud muidugi siin mitmeid skeptikuid, kes on öelnud, et vesinik on viimase 100 aasta jooksul, nagu ka siin Allan eelnevalt mainis, korduvalt olnud jutuks ja on olnud mitu vesinikut majanduse tulekut, aga need on kõik raugenud, siis nüüd arvatakse, et nende oluliste muudatuste ja oluliste finantstugede najal tõenäoliselt see ka ellu viiakse. Lihtsalt võib-olla võrdluseks tuua, et kui 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi oli juttu vaktsiinide turule tulekust COVID-19 pandeemia lahendamiseks, siis enamus spetsialiste arvasid, et see ei ole võimalik niisuguses ajaraamastikus, kui täna me näeme, et läks 9 kuud ja 10 miljardit investeeringuid, et siiski mitte usutav sai reaalsuseks. Aga kui me nüüd lähme tänase ettekande juurde, siis ma natukene struktureeriks seda, et kõigepealt me räägiks siis nagu üldisemalt vesiniku nõudlusest ja allikast, mis on siis tänane seis ja homme. Võib-olla siis natuke teisest vaatevinklist kui eelkõneleja ja siis räägiks rohkem, keskenduks Eestile, kuidas meie seda näeme ja kuidas me võiksime siis sinna rohevesiniku majanduseni jõuda Eestis konkreetselt. Kui me vaatame nüüd Norske Veritase poolt just äsja avaldatud uuringut, siis siin on välja toodud, milline on praegu siis vesiniku kasutusalad ja nõudlus ühtlasi, ja millised allikad on. Nüüd oli enne mainitud, et täna on vesiniku põhiline kasutusala siiski keemiatööstus ja siis näiteks rauasulatamine või rasketööstus, kus ta on põhiliselt kasutuses siis kas siis
toorainena või energiaallika. Ja see prognoos siin ütleb, et me täna oleme siis kuskil siin selle tõusu all, sest et see kõik muud valdkonnad peaksid hakkama väga jõuliselt lisanduma. Ja kui me näeme siit, et transport on siit pool sellest lisanduvast ja siis uued vesiniku kasutuse valdkonnad nii tööstuses kui ka siis materjalide tootmises oleks siis teine pool. Ja siin on siis, näete, et tegelikult see tänane vastutusvaldkonnad, mis tänane põhiline on, see siis vaikselt hakkaks vähenema. Nüüd teine vaade oleks see, et millised oleksid siis vesiniku allikad ja näeme, et kui täna on tõesti praktiliselt 100% vesinikke toodetakse ikkagi fossiilsetest allikatest ja ka ilma CO2 kinnipüüdmiseta, siis me näeme, et tegelikult see pilt peaks oluliselt muutuma ja väga ulatuslikult nähakse ikkagi, et jätkatakse vesiniku tootmist metaanist, aga juba siis kinnipüütes eralduvad CO2, aga samas muidugi ka on väga suur osa taastuvenergiatel nagu päike ja tuuleenergia, nii siis onshore ja offshore tuul. See oleks siis nagu niisugune teine vaade, et kus koha pealt siis nagu globaalselt me võiksime ennast positsioneerida selles pildis. Ja kui me vaatame mõnda näidet, siis Saksamaal, kui me vaatame energia terviklikku energia kasutamist, siis täna Saksamaa terviklikult on 2600 teravatt-tundi aastane tarve. Ja me näeme, et Saksamaa on võtnud eesmärgis 2050 vähendada seda peaaegu 60%-ni tänasest võib-olla isegi vähem. Ehk jah, et 40% vähendada ja et suures osas läheb see siis elektrifitseerimisele, aga teisalt tuleb juurde ka vesinik väga olulise mängijana siin. Ja metaan, kes täna on siis peaaegu neljandik, üle kolmandik isegi tänases Saksamaa energiatarves, siis väheneb oluliselt. Nii et need on nagu Saksamaa vaade, et väga oluliselt siis ikkagi taastuvenergia tuleb nagu mängu ka sakslaste vaates. Ja võib-olla nüüd korrata korraks seda, et kus koha peal siis on need tuleviku kasutusalad, mis oli ka juttu, siin võib-olla näidata ära veel, et jah, kergliiklus eelkõige nähakse, et siin on nagu patarei ja otse elektrifitseerimine. Rongiliiklust väga ulatuslikult ikkagi jääb elektri peale ja vähem energiamahukad tööstusprotsessid ka, aga kui me räägime suure energiamahukusega energeetilistest või tööstusprotsessidest või siis raske transpordist ja ka rongiliiklusest ja meretranspordist, siis siin nähakse vesinikul suurt rolli. Muidugi meretranspordi puhul on öeldud, et kuna laevade ja kogu selle infrastruktuuri amortisatsiooni ajad on nii pikad, siis tegelikult täna nähakse, et süsinikneutraalsele kütustele minnakse üle võib-olla 50% ulatuses aastani 2050. See tähendab seda, et siin tuleb leida mingisuguseid lahendusi, kuidas olemasolevat laeva või tehnoloogiaid ja tüüpikinnitusega laevu saaks kasutada. Teame, et otse vesiniku kasutamine, nagu oli ka enne, on tema
väikese mahu suhtes energiasisalduse tõttu keeruline ja seetõttu siin otsitakse teisi lahendusi, kuidas vähendada süsinikheidet. Ja see ongi, mida näiteks praegu üks Rootsi firma Liquid Wind tahab teha, et kinnituseks eelneva ettekandja sõnadele, et nende praegune plaan on järgmine aasta juba käivitada esimene tehas Siemens Energy'ga koostöös, kus nad siis tuuleenergiast saadava vesiniku ja biogeense, nagu nad nimetavad siin, biogeense CO2 baasil toodaksid siis metanooli laevakütusteks ja nad tahavad siis väga ulatuslikult skaleerida seda. Siin on neil plaanid jõuda kiiresti kuni 100 eraldi tehasini, nii aga täna on nad näiteks raha tõstmise faasis, kus nad tahavad järgmiseks aastaks siis finantseerida ära ja käivitada juba esimese tehase ehitust Rootsis. Kui oli juttu toru või siis vesiniku transpordist torudes ja Hollandist, siis jah, Holland on täna üks eestvedaja, samas ka loode Saksamaa, kus on suured plaanid ja tänane vesiniku jaotusvõrk torutranspordiga on näha siin. Selleks väga palju refititakse juba olemasolevat gaasivõrgustikku ja Gröningenis ja Põhja-Hollandis ongi põhiprobleem see, et seal tänu ulatuslikule Põhjamere gaasimaardlate kasutusele on tekkinud kohalikud maavärinud, mis on väga ulatuslikult muutnud kohalike elanike toetust nende siiamaani kõige suuremale rikkusallikale ehk maagaasile. Ja kuigi see maardla on veel kasutuskõlbulik või seal on endiselt veel gaasi, siis praegu on kindel otsus kohalikul regionaalvalitsusel, et seda nüüd lõpetada varem, kui maardla gaas otsa saab ja hakata kasutama seda infrastruktuuri vesiniku majanduseks ehk siis offshore tuuleparkides toodetava vesiniku transpordiks ja säilitamiseks. Ja muidugi ütlevad, et seal peab olema, nagu jutt oli, hoopis teised tingimused ja need tuleb ka ümber seadistada ja ehitada. Ja kui me vaatame siis Saksamaal praegu just käivitatavat projekti, siis on see Bremeni ümbruses, kus on ka terasetööstust, siis nemad on nagu selle sama toru osa, mida nad siis nimetavad nagu ühe Clean Hydrogen Coastline. Ja me näeme, et nendel on mitte ainult siis tööstus ja kasutada seda terasetoostuses, vaid ka aastaks 2026 on neil plaanis juba rakendada kuskil 12 000 sõidukit ja samas olla siis nagu eestvedajaks kogu Euroopat katva torusüsteemi, vesiniku transpordi torusüsteemi arendamisel. Ja selle finantseeringu või projekti finantseeringu suuruseks mahuks hinnatakse siis 1 miljard eurot 2026. aastaks ja nad on praegu taotlenud raha siis üle Euroopa tähtsusega projektina, mida siin ka ja lihtsalt kindlasti olete kuulnud, et praegu on just Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi delegatsioon Gröningenis nende tegevustega tutvuvasse. Ja selle kinnituseks me näitan seda, et plaan 2035 siis ulatuslikult Lääne-Euroopat katta juba vesiniku transpordi
võrgustikuga. See kaart on väga iseloomulik, et näete, et Eesti on siin peal, kuigi täna on ainukene vesinikutankla on, me teame, Riias siin Baltimaades, siis sellist pilti näitas ka 2 nädalat tagasi Bremenis Hydrogen Expo Gröningeni regiooni siis minister, kes siis on vastutav selle nende ümberkorralduste eest, ja siis oli ka poolakatelt küsimus, et tema kaart lõppes ära Saksamaa idapiiriga ja siis oli küsimus, et kas Euroopa siis on meil kahekiiruseline, nii et see küsimus tuleb kindlasti üles Euroopa Liidu ja komisjoni tasandil nüüd. Kui nüüd mis mahtudes ja kuidas see arendab, siis täna on olemas reaalsed projektid juba, näiteks Norra vesiniku tehnoloogia ettevõtte, kes on juba 100 aasta elektroküüserit tootnud, näitas ka samas Bremenis Expol ühte projekti, mida nad on siis juba ehitamas ja peaks hakkama nüüd kohe rakenduma. On 20 megavatine patarei ja 20 megavatine elektrolüüseri projekt, et toota väetisi. Ja see energiaallikas on siis 100 megavatine päikeseelektri ja kogu selle vesiniku poole maksumuseks nad hindavad või 13,5 miljonit eurot. Ja teiseks näiteks, et see on olemas tehnoloogia, on sama Nel pakub terviklahendust ka vesiniku elektrolüüsilist säilitusest ja ka tankla tehnoloogiast. Muidugi peab ütlema, et see on lihtsalt üks näide, neid pakkujaid on juba kümneid, nii tegemist ei ole mitte sellega, et tehnoloogiat ei ole, vaid küsimus on tehnoloogiate skaleerimises, arendamises ja nagu ennem oli juttu vesiniku hinnas. Nel on enda välja pakkunud, et aastaks 2025 nad saavutaksid oma tehnoloogiaga siis vesiniku kilogrammi hinna 1,5 eurot kilogramm taastuvatest allikatest, juhul kui elektri hind on 20 eurot megavatt-tunnist. Ehk siin on küsimuski just, et sisendenergia hinnast. Ja kui me vaatame nüüd teist pilti, siis täna on juba näiteks Saksamaal, see uudis on käes pool aastat vanune, avati 92. vesinikutankel, nii et me saame nagu öelda, et kui Saksamaa ennast pöörab, siis ilmselt pöörab ka kogu Euroopa. Ja sellelt taustal siis räägiks natukene, et miks Eestile rohevesinikku siis vaja on, miks üldse Eestile vaja. Üks on loomulikult see, et kui rohepööre on saanud reaalsuseks täna, me kindlasti saame öelda, et selles küsimus on lihtsalt tempos, siis ilmselt on meil targem püüda sinna esimesse vagunisse pääseda, kui jääda sabastörkijateks. Loomulikult, kui me hakkame tehnoloogiate arendusest rääkima, siis alati on ka seal omad ohud. Teiseks, rohepööre seab meil ette juba nullemissiooniga kütuste ja elektrijärgi vajaduse ja sealt edasi on meil teada, et me peame taastuvate allikatest elektritootmist oluliselt suurendama. Aga sellega kaasneb, me juba täna oleme näinud olulist elektri hinna volatiilsust, isegi kui me oleme suuremal turul, kus me saame mingis ulatuses ikkagi on olemas elektrienergia kaubandus ülepiiriline, siis me teame, et siin juba me näeme elektrienergia hindasid, tunnipõhiseid hindasid ka siin
paari nädala taguselt või 3 nädala taguselt, kus oli ühel hommikul oli mitu tundi elektrienergia või öösel oli seal nulli lähedane ja 24 tunni pärast oli ta üle 200 euro megavatt-tunnist. Ehk niisugused kõikumised loomulikult saavadki meid saatma, kui me vaatame ka, et kui teised meie piirkonna riigid ja regioonid arendavad taastuvenergiat päikesest ja tuulest, siis see tegelikult jääbki nii olema ja näeb ka see, et kui on tuult siin regioonis Balti merel ja on päikest, siis on seda kõigil ja see tähendab seda, et meil on energiat üle ja kui teda ei ole, siis me nagu täna peame kuskil seda hankima, kas siis säilitama endale siis varuallikaid või siis ka fossiilkütustel või puiduhakkel biomassil töötavaid elektrijaamu või siis leidma mingid muud salvestusmehhanismid, mis siis ja kandjad, mis siis on võimalik nagu kasutusele võtta. Ja veel siin üks näide siin ühest ettekandest samast Bremenist, kus kohal siis on välja toodud, et Saksamaal, et kuidas neid kliimaeesmärke siis täita. Ja siin on samad juba eelnevalt näidatud valdkonnad, siis me siin nagu võib-olla esimese makroökonoomilise vajadusena pakume ikkagi välja seesama transport ja energiasalvestus. Loomulikult me ei saa välistada ja mitte mingil juhul ka keemiatööstust. Aga siin on juba küsimus see, et kui on olemas vesinik saadaval ja keemiatööstuses huvi seda kasutada, siis ja hinnatasemed on sellised, mis seda võimaldavad, siis loomulikult ei ole siin mingisugust raskust. Aga praegu me räägime sellest, et kus on see kõige esimene sisemispunkt, sest täna meil Eestis praktiliselt vesinikumajandus puudub. Ja kui me nüüd näitame seda, et millised allikad siis täna on juba peaaegu, kus on lihtsalt näiteks siin 21 gigavatti ulatuses esitatud projektide plaane avamere tuuleparkideks. Loomulikult kõik nad ei realiseeru, ilmselt kuulajad teavad seda, aga tänane võimsus meil on umbes 1 gigavatt hetkevõimsus keskelt kuni 1,5 gigavatti. See tähendab seda, et kui on nagu siis rakenduks kas või 7 gigavatti tuulepark, siis meil on selgelt kuhugi vaja seda energiat panna. Ja on öeldud, et me püüame seda ja saame seda eksportida elektrina, aga nagu ma ütlesin, et tõenäosus on see, et kui on siin ületootmine, siis on ka ületootmine meist lõuna pool ja meist põhja pool. See vähemasti vahetuspiirkonnas. Ehk et eesmärgid, nagu oli öeldud, et on siin nimetatud ja üks oluliselt on päikese ja tuuleenergia tootmise tasakaalustamine. Ja samas me näeme ka seda, et kui me räägime elektritranspordile üleminekut, siis üks asi on muidugi tehnoloogia saadavus ja tehnoloogia efektiivsus, aga teine on ka see, et kus koha pealt see primaarne energia saadakse, kas on olemas siis elektrijaotusvõrgu võimsusi, mis võimaldavad 100% üle minna elektriautodele ja neid laadida. Ja muidugi suurema pildina on ka seda, et see võimaldab praegu kasu saada ka olemasolevast rahatulvast, mis ilmselt tuleb. Siin on hinnatud miljarditesse, sadadesse miljarditesse seda, mida globaalselt investeerima hakatakse ja teisalt on ka öeldud, et suuremad finantsasutused täna väga vähesel määral, kui üldse võtavad finantseerida fossiilsetele kütustele rajatud projekte. Nüüd sellest tulenevalt ongi meil nagu siin arutatud ja meil nagu plaanis ja tegelikult oleme esitanud juba ka niisuguse mõtte, et tegelikult kõige kiirem rakendus oleks transpordis, siis kohalik bussitransport, mis siis oleks ka nagu üheks näiteks,
kuidas on võimalik vesinikku rakendada kompleksselt, ehk tekib siis ka mingil määral vesiniku tootmine ja vesiniku nõudlus. Ja sealt edasi siis juba rakendada, kui vesiniku tootmismahud suurenevad, siis mõelda sellele, et kuidas seda siis nagu ka transportida ja osaliselt ka on öeldud, et torutransport võimaldab ka vesiniku salvestades. Täna üks kõige suuremaks probleemiks on siiski vesiniku salvestamine, kui Saksamaal on nähakse ette näiteks soolakaevandusi selleks ja valmistatakse ette kaverne, et seda suurt mahtu vesinikku kauaaegselt salvestada, siis meil täna niisugust võimalusi ei ole. Nii et mida me räägime? Me räägime sellest, et esimene kõige samm võiks olla komplekslahendused, kus koha peal me lahendame terviklikult välja siis mitte kontsentreeritud ühte kohta, vaid mitmesse kohta Eestis siis vesiniku tootmise selles mahus, et saaks käivitada busse ja pikemas perspektiivis muidugi paralleelselt vaadata ka vesiniku torustikku, kui meil peaks olema suuremaid mahtusid, et me saame vesinikku juba eksportidest. On ka öeldud, et täna vähemasti viimased numbrid, mis on öeldud, et ühe molekuli transportimine võrreldava energiahulgaga ja elektroni transpordi hinnavahe on umbes 10 korda siis juba ka infrastruktuuri väljaehitamiseks. Ja kuidas me siis seda ette paneme? Me praegu valmistame ette niisugust järjekordselt niisugust kaardistamist, aga samas on juba Stockholmi Keskkonnainstituut tegemas siis Eesti valitsuse tellimusel ka teekaardi projekti, kus kohal on erinevad osapooled siin kindlasti ka teie hulgast osalevad selles. Aga konkreetsetes sammudes, valitsus on juba välja kuulutanud siis esimese pilootprojekti rohevesiniku kasutusele võtmist, kus on eraldatud 4,8 miljonist. Teame, et Tartu linnavalitsus on seal koos partneritega siis osalemas, et tuua Tartu tänavatele mõned vesinikubussid ja käivitada rohevesiniku tootmine ja siis tankla. Mida meie siis oleme siin propageerimas, et me võiksime seda sama lahendust siis laiendada ja luua 4 terviklahendust suuremates linnades, kus kokku võiks siis olla 60 bussi. Tänane bussi hind on umbes 550–600 000, siis kütuseelemendil põhinev elektribuss ja see salvestused ja tanklad sinna juurde. Tänase hinna poolest muidugi ta ei ole konkurentsivõimeline fossiilkütustel ja oleneva transpordiga. Seetõttu olekski nagu ette nähtud või ettepanek, et see on 100% kompenseeritud, kui niisugused pilootprojektid. Tänane ühtne arvamine ka vesiniku niisuguses ökosüsteemis on, ja see on teinud ka Hydrogen Europe oma niisuguses strateegiadokumendis on esitanud ettepaneku, et kuni 2025. aastani oleks nagu esimene etapp, kus koha peal vesinikud tehnoloogiaprojektidele ei rakendataks siis riigiabi reeglid selliselt, nagu nad täna üldiselt on, ehk et see tähendab ka seda, et oleks võimalik 100% seda kompenseerida. Mis see 60 bussi tähendab? See tähendab siis kuskil 35–36 miljonit siis bussidele, kui me võtame kogu seda 4 projekti ideed, pluss siis umbes 12–13 miljonit siis nende vesiniku tootmise ja salvestamise ja tanklate infrastruktuuri 4. Ja oli mainitud ka täna sellest eespool juba küsimuses, et on olemas niisugune liikumine Hydrogen Valley, see on siis niisugune organisatsioon nagu Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking ja Mission
Innovationi poolt ellu kutsutud liikumine, kus siis erinevatele regionaalsetele projektidele ja mitte ainult siis nagu üksikprojektidele, vaid ka nagu regionaalsetele koostööprojektidele vesiniku majanduse arendamisel antakse vesiniku oru staatus. Näiteks Hollandi puhul see vesiniku org, mis oli üks esimesi, üks on Orkney saarel näiteks, üks oli esimesi, oli ka Hispaanias, äkki see oli ühel Baleari saaristiku saarel, kui ma õieti mäletan. Et hollandlased said sealt oma projektidele lisaks veel 20 miljonit toetust Euroopa Liidu fondidest. Ehk et niisuguse staatuse saamine annaks siis nagu kvaliteeditempli ja hõlbustaks siis nähtavust ja investeeringute ja laenude saamist, nii et seetõttu oleme praegu propageerimas ja alustamas just niisugust konsultatsioone Eesti vesiniku oru ette kokkupanekuks ja selle taotlemiseks siis järgmise aasta suveks, nii et siin me ilmselt lähitulevikus tuleme välja initsiatiiviga, kus me siis erinevate huvi näidanud osapooltega seda kirjutamist hakkaksime tegema. Praegu on Tartu kaunis kaugele liikunud nagu ühena ja see siis nagu hõlmaks nagu erinevaid projekte, mis siis nagu tooks ühe terviklikuma pildina ühe katuse all. Nii et see oleks nagu meiepoolne vaade. Sven Parkel, kes on meie vesiniku klastri otsene vedaja, on praegu koos majandusministeeriumiga ja majandusministriga Hollandis. Nii et tema kontaktid on siin. Mina olen nagu lihtsalt toetav jõud ja täna siis asendan Sveni siin selle ettekandega, kuna ta on Hollandis. Aitäh! Ja küsimustele hea meelega vastamas. Väga kena. Suurepärane, ilus ettekanne oli ja nüüd siis liigume küsimuste juurde. Ma saan aru, et aeg on küll üle läinud, aga proovime siiski küsimustele vastata. Esimene küsimus on esitatud Avo Reinu poolt ja küsimus selline. Kui suur peaks olema Eesti potentsiaalselt päikese tuuleenergia tootmine, et piisaks kui vajaliku vesiniku tootmiseks? Kui palju meil sellest olemas on? Siin ongi nagu oli näha juurest, et täna meil Eestis praktiliselt vesiniku vajadus puudub, eks ole. Meil ei ole nagu vesiniku majandust kui sellist, kui mitte arvestada neid kasutusjuhtume. Ma saan aru, et ma lähen nüüd võib-olla ebakompetentse tasandil, aga ma saan aru, et Eesti Energia elektrijaamades midagi seal kasutatakse ja kuskil võib-olla keemiatööstuses. Aga sellises mahus, kui ma räägin vesiniku majandust puudub, kui me vaatame Hollandit või ka Euroopat, kus koha peal ka halli vesiniku väga ulatuslik kasutatakse nendes tehnoloogilistes protsessides ja keemiatööstuses, väetise tootmised, et seal on siis võimalik ka midagi asendada. Et täna me peame täiesti uusi kasutusvaldkondi tekitama või siis asendama juba fossiilkütuseid kuskil, nagu räägime. Nii et see, kuidas öelda, me arvutasime siin, et kui me näiteks hakkaksime peale Ida-Virus ühe 20 megavatise tootmise võimsusega aastasega, siis nagu 20 gigavatt-tundi aastas, kui me näiteks vaataksime 20 megavatist päikeseparki, kes siis nagu oleks võimalik siis kasutada või taastuvenergiast saadava vesinikuallikana, siis selle tootmismaht, kui me kõik selle suudaksime ära kasutada, oleks 350 tonni aastas. Sellega on võimalik jooksutada umbes 30-40 bussi läbisõiduga circa 80 000 kilomeetrit aastas. Nii et selles küsimuses, mis esitati, on ühest küljest ka vastus, et see sõltub nõudlusest. Kui me vaatame, et kui palju nende tuuleparkidest teoreetiliselt oleks võimalik vesineda, siis kindlasti on võimalik seal nagu katta ära kogu Eesti
maanteetranspordi vajadus 10 teravatt, umbes vist on 10 teravatt-tundi aastas. Teisalt on selge, et kogu maanteetransport ilmselt ei lähe üle vesinikule ja nagu oli ka öeldud, et sõiduautod, väikeautod kindlasti jäävad ja enamuses või patareidele. Vähemasti praegu on arvamus, et seal ta ei ole efektiivne, kui see hinnatase, nagu oli ka enne Allani poolt näidatud, ei lähe sinna allapoole 2 eurot ja teisalt muidugi on sõltub ka tehnoloogia arengust. Me teame, et alles oli siin uudis, kus vesiniku Miraiga läbiti kuskil vist 5 kilogrammiga üle 1000 kilomeetri. Ameerikas oli vist 1300 kilomeetrit läbi. Nii et jah, vastus on, keegi ei tea seda. Nii, ka see on teadmine, et me ei tea. Järgmine küsimus. Selle esitan Jon Ender. Kuidas Saksamaa kavatseb energiatarbimist 40% võrra vähendada? Mis võimalused selleks on? See ilmselt tuleb ka Eestis kõne alla, energiatarbimise vähendamine. No minu teada Eestis on ka ette võetud, et aastaks 2035 vist oli see eesmärk, kui ka tänasest tasemest tahetakse niisugust kogu energiatarbimist vähendada. Üks osa on ka see, et meil on väga suur osa energiast primaarenergiast läheb energia tootmiseks, mis meie sisendis on, mis on võetud kogu bilansis sisse. Et Eesti energia võrreldav arv oli vist minu meelest kuskil 32–35 teravatt-tundi, mis nagu planeeritakse, mis on siis nagu vähem. Kuidas? No, märksõnad, millest räägiti, oli digitaliseerimine. See tähendab seda, et püütakse siis nõudluspoolt optimeerida. Et püütakse seal neid nõudlust siis ajatada ja tipptundidelt vähem, siis muidugi energia tõhususe tõstmine. Võib-olla ka tänane konverents üks näide on see, et selle asemel, et me sõitsime kokku Ida-Virumaale, me räägime palju energia säästlikumalt, kuigi eks ole, inimesed tahavad ka kohtuda. Nii et ega konkreetset plaani ma ei oska vastata, aga niisugune plaan on välja käidud nende poolt. Siis ilmselt on neil siis ka see välja arvutatud need allikad. Üks on ka kindlasti tööstusest vähendada siis energiatarvet ja seda efektiivsemalt kasutada. No nii, aitäh. Kuigi siin on veel küsimusi, siiski ajapuudusel me peame edasi